Aga okei, aitäh, meil on veel üks ettekanne. Monika Kuuke, advokaat, räägib siis niisugustest juriidilistest probleemidest, mis meil selle asjaga võib seostuda. Tere ka minu poolt. Olen siis Monika Kukke, tegutsen advokaadina Klimstedi advokaadibüroos ja ma alguses tahaks muidugi tänada Tuuleenergia Assotsiatsiooni, kes on jälle võtnud enda vedada ja ajada ühe stressirohke teema. Ja miks ma ütlen stressirohke, siis see minu tänane ettekanne põhineb ühelt poolt minu enda kogemusel, mis on mul energiaühistute ideedega siis advokaadina saadud ja teiselt poolt olen ma siis nüüd tänu sellele ettekandele ja kogu selle temaatika tõstatamisele Eestis tervikuna lugenud väga palju materjali, mis teised riigid kõik on teinud ja milliseid igasuguseid soodustusi ja takistusi energiaühistute valdkonna käima tõmbamisel on tekkinud ja see näitab ilmselgelt seda, et erinevaid osapooli on väga palju ja seda stressifaktorit siin ühe või teise poole jaoks kindlasti on. Nüüd see, millest ma tahaks siis rääkida, on energiaühistute soodustamine ja seda soodustamist siis võib ette kujutada kahte moodi. Üks on see, et sa kaotad ära need piirangud. Täna, kui ma olen kõik need ettekanded ja küsimused ära kuulanud, siis need piirangutest, need küsimused ongi mitu korda olnud ajendatud. Ehk et nii see Vinni kaasus on üks, millega ma olen kokku puutunud, ehk ma tean, mis seal piirangud on. Siin tõstatati ministeeriumi esindaja poolt küsimus, et kas täna saaks juba ühistut teha äriõiguslikus mõttes ja samuti Tuulike rääkis sellest, et tegelikult meil ei ole mõistegi paigas, et millest me üldse räägime. Nii et kindlasti on olemas sellised piirangud ja teine pool siis nendest soodustustest on ikkagi selline meetmete pakett, mis siis tavapäraselt on nii õiguslikud, fiskaalsed kui finantsilised selleks, et ühistud pakuksid inimestele ja investoritele huvi ja neid hakatakse siis moodustama. Ja mina siis täna püüan selle ülevaate anda õiguslikest soodustustest ja majanduslikest. Kuigi kindlasti on olulised ka poliitiline tahe, kui te praegu jälgite, mis energiapoliitikas toimub, siis üks väga selline kriitiline ja aktuaalne küsimus on loomulikult taastuvenergia toetamine üleüldiselt. Et see väga tihedasti on seotud ka energiaühistute temaatikaga. Siis, nagu ma ütlesin, lisaks sellele, et motiveerida mingisuguste uute soodustustega tegutsema, on ka vaja kaotada ära need takistused, miks ei tegutseta. Mis tuuakse veel välja, on see, et isegi selline sotsiaalne ja kultuuriline taust riikidel mängib väga palju kaasa sellele, kas ühistud lähevad käima või ei lähe. Ja vähe sellest, et see siis on riigid erinev, näiteks just need Taani ja Rootsi, kes on väga keskkonnateadlikud riigid, kus on see kultuuriline ja sotsiaalne kontekst väga hea ühistute tekkimiseks, mis on ka nii läinud, siis ka riigi sees on selline sotsiaalne suhtumine erinev kuskil maakohas ja linnas, kus inimesed tunnevad ennast märksa vähem seotuna. Ehk et see kogukonna tunne on ühistute puhul selline aspekt, mis sõltub sellest, et kus me elame ja kus me tegutseme. Muidugi, mida rääkis ka siin Arengufondi esindaja, on teadlikkus üleüldiselt. Et seda kindlasti oleks vaja tõsta ja selle poole pealt jällegi need eeskujulikud riigid on kasutanud selliseid katusorganisatsioone, mis aitavad ühelt poolt ühistuid ja teiselt poolt teevad seda teavitustööd. Et ma siin Tuuliki ettekannet kuulates sain aru, et selle raske rolli on võtnud endale Tuuleenergia Assotsiatsioon vedada esialgu, mis on kindlasti väga hea. Ja mida teha alati on see, et kui hakata mingit uut asja tegema, siis ühelt poolt võib küll jalgratast leiutada, et võib-olla tõesti see innovatsioonimoment on siis tugevam, aga kindlasti on olemas väga palju head materjali selle kohta, mida aastakümneid on teised riigid selles valdkonnas teinud. Lihtsalt ei ole mõtet nagu seda kogemust, mis teistel on, lasta raisku. Tuleb lihtsalt arvestada seda just, et see poliitiline kontekst võib olla erinev õiguslik kontekst ja sellised
muud asjaolud, mingid eripärad, mida ei saa üks-ühele üle võtta. Nüüd, kui minna aina kitsamaks, et see tänane päeva algus oli väga lai ja aina selliseks kitsamaks minek tähendab seda, et jurist esineb, siis energiaühistute õiguslik soodustamine peaks algama sellest, et me tõesti sisustame ära üldse energiaühistu mõiste. Ja jällegi on, kui ma hakkasin seda välja mõtlema, et mis see siis võiks olla, siis lugedes, kuna mul on juurdepääs ka doktorandina teadusajakirjadele, siis neid liigitusi ja tüpoloogiaid on nii palju, et ütleme, see juba on omaette väljakutse, et mida me siis selleks energiaühistuks loeme. Räägin ka sellest, miks praegu ei saa seda ühistut kui kogukondlikku moodustist elektrituruseaduse tõttu teha. Ja see viib ka selle juurde, et miks see Vinni ei saa oma asju edasi liigutada. Ja teiselt poolt täiesti üllatuslikult hoopis teise töö raames pani mind hämmastama see, et kui raskeks on ja kui kulukaks on tehtud ettevõtluse energiasektoris väiksematele tegijatele. Kui näiteks minna tegevuslubade riigilõivude juurde, ma just täna hommikul vaatasin üle, siis üks otseliini riigilõiv, mis viiks siis ühest näiteks mingist tootmisüksusest tarbijani, on üle 1200 € aastas. Et see on tõesti fantastiline ju, et algus on nagu, ütleks, et demotiveeriv väga. Et tuleks üle vaadata, et kas see nüüd on see, mida me tahame või ei ole see, või on see just see nii, et seda mitte ei tekiks. Et kumb see variant siin on. Ja muud õigusaktid, ega siis elektrituruseadus ei ole siin põhiseadus, vaid see on nagu üks osa Eesti õiguskorrast. Nii et mis see mõiste võiks olla? Jällegi minu üllatuseks oli see, et mõtlesin, et saab panna laia labidaga matstera ja ongi olemas energiaühistu. Siis selgus, et olenevalt sellest allikast, ehk me täna räägime küll tuulest, iga selline energiaallikas on oma eripäradega ja see võib juba seda mõiste kujunemist hakata mõjutama. Ja teiselt poolt on siis jällegi tuginedes Martini ühele kommentaarile, et ingliskeelsed terminid on teinekord vältimatud Eestis kasutada, siis samamoodi, et kui vaadata energiaühistute käsitlemist, siis Eestis ei ole sellist head nime, mida anda, mis võtaks selle mõiste kokku, et võib-olla see community inglise keeles ütleb meile palju rohkem kui mingi ühistu, et me ikkagi püüame aru saada, kas see on kooperatiiv või see on mingi äriühing või see on mittetulundusühing või see on mingi muu, et neid on niivõrd palju neid variante. Aga see sageli ei peagi olema mingisugune juriidiline isik, vaid see võib olla ka isikute kokkulepe, seltsing näiteks. Ehk et jah, et üks takistuskivi või siis selline väljakutse on see, et see mõiste siis kokku leppida või siis tehagi erinevaid mõisteid. Ja siis teine lähenemisnurk, et kui ma nagu ühtepidi saanud hakkama, kuidas see mõiste paika panna, siis lähed nagu teise kandi pealt, et see, kuidas jällegi seda mõistet sisustatakse, sõltub sellest, kes seda teevad. Täna on seda palju räägitud, kas see on kohalikud, ehk et see on community of place, nagu inglise keeles öeldakse, või see on investorid, et community of interest, ehk et huvid on need, mis mingisugune muu huvi on see, mis kokku toob. Põhjused, kas seda tehakse kogukonna jaoks, et oleks lokaalselt inimesed omavahel ja ettevõtjad seotud, või on eesmärk tulu teenimine, või on hübriid. Hübriid on kõige sageli levinum variant. Et on nii see, et on oma vajadused kaetud, kui ka see, et midagi jääb üle. Ja siis omakorda üks kategooria on see, et kas see on avatud või see on suletud. Ehk et kas kõik saavad tulla või ainult näiteks kohalikud saavad tulla. Kui siin Taani näide tuua, siis nemad tõmbasid alguses 3-kilomeetrise raadiuse ümber tuuliku, kes said osaleda, ja nüüd on see laienenud 10 kilomeetrile. Et miks mitte. Ja samamoodi see äriühingu, see avaliku prospekti nõue, kõik need seavad siin oma nüansse, kes seal osaleda saavad. Nüüd selle mõiste põhipunktid minu poolt välja pakutuna võiks olla siis võtta kitsamaks kohalikuse nõudega, ehk et see võiks olla siis ühing või ühistu, mis on või kohalik kooslus, kelle eesmärgiks on toota, jaotada ja müüa. Siin juba on probleem sees, sellepärast et jaotamine on problemaatiline.
tegevus, et see on suhteliselt monopoolne. Oma elektripaigalduse kaudu, ehk et see tekitab omakorda jälle küsimuse, et kas, kui võiks omada küll tootmisseadet, aga me siin kuulsime, et võrku sisuliselt omada ei saa, otseliin on jube kallis, et see on kindlasti üks diskussiooni koht, et milline see elektripaigaldus võiks siis olla. Ja järgmine komponent on, et edastatakse elektrit siis oma liikmele ja selle jaoks, et ta lõpptarbimise eesmärgil selle ära tarbiks. See on üks selline vaatenurk, et ma ütlen, et selline hübriidmudel, kus ülejääv müüakse ära ja teenitakse ka tulu, on enim levinud. Teiselt poolt, mis ma tahaks öelda, on ka see, et just see ühing või ühistu või kohalike kooslus, et see võib olla vabalt ka mingisugune muu lähtealus, mis öeldakse, et on ühistu, et see võib olla ka lepingulised suhted sisuliselt. Ja mis see seadus siis täna piirab, et kui kogu see idee on nagu lahti räägitud, siis täna võivad elektriettevõtjad ehk tootjad ja müüjad ja jaotajad olla aktsiaseltsid või osaühingud. Ja tootjale müüjal on kapitalinõue 31 950 €, et siia ei mahu praegu meil ühistuid, ei tulundusühistuid, ei mittetulundusühinguid ega kedagi teist. Samas, vaadates seda, mis asja see Euroopa Liidu õigus ütleb, siis seal on elektriettevõtja mõiste sisustatud niimoodi, et selleks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes tegeleb selle tegevusega. Meil on ta valitud juriidilisi isikud teatud üksikud vormid. Et see on ilmselgelt piirav. Siis loomulikult on vaja tegevusluba, et see omakorda tekitab küsimuse, et kui tootmine on tõepoolest selline tegevus, mis võiks olla allutatud tegevusloale, siis jaotamine ja müük piiratud alal ilmselt seda ei peaks olema. Või kui on, et siis mõelda selle üle, kas need riigilõivud jällegi on mõistlikud, et näiteks müügi riigilõiv aastas on 700 € ja jaotusvõrgud, see on üldse eri teema, et neid Eestis ei saa juurde tekkida, et neid ainult läheb vähemaks. 2009. aastast oli neid 42, praegu on 36. Et nendel on veel väga suured riigilõivud, pluss siis otseliini kaudu 1200. Ja mis siis on veel probleemiks, on see, et see tegevus ilma tegevusloata on piiratud ühe kinnistuga või siis maksimaalselt 2 kinnistuga. See peaksid olema mittetulundusühing, kes võib siis müüa ilma tegevusloata elektrit ainult korterite, elamute, garaažide ja suvilate tarbeks, ehk ettevõtlus on sellest välistatud. Ja otseliin on siis nagu ma ütlesin, et sama kinnistu või siis äärmisel juhul naaberkinnistule, ehk et seda efekti, mida praegu ettevõtjad otsivad, et kui me teeme ühistu, ise toodame, ise tarbime, siis seda võrgutasude osa ei õnnestu kokku hoida, sest see on märkimisväärne osa arvest ja kui motiveerivaks peaks olema ainult energiakomponendi osas võidu saavutamine, siis need maksud söövad selle motivatsiooni ära ja võrgutasud söövad selle motivatsiooni ära. Ja samas seadus ütlebki seda, et kui sa tahad ettevõtlusega tegeleda ühistu mõistes, siis sa pead olema aktsiaselts või osaühing kapitaliga 31 950 ja jaotad ainult ühe kinnistu piires. See võib natuke segane olla, kes tahab pärast eraldi konsultatsiooni, siis palun. Ja mikrotootjad on samamoodi, et ma saan aru, et see debatt on ka jube kaua kestnud, vähemalt nii kaua, kui ma olen selle valdkonnaga tegelenud, siis 10 aastat või nii ta kestab, aga nüüd vähemalt läks teele ettepanek üldse mikrotootja mõiste seadusesse tuua, et kes see on. Ja siis omakorda küsimus sellest, et kuidas nad võrgule saavad ligipääsu ja kas nemad saavad ka toetust siis, kui nad tarbivad ise ära näiteks või edastagi võrku või otseliini. Et kõik selline asi vajaks läbimõtlemist ja mõelda, et kas meil on vaja neid piiranguid, et ettevõtlus hakkaks tegelikult ka nagu vohama heas mõttes. Et seesama direktiiv, millele ma viitasin, seal sisuliselt on selleks garantiiks, et ei tekiks anarhiat, niivõrd kriitilises sektoris on ikkagi kauplemise tehnilised eeskirjad. Nüüd need soodustused, mida võiks lisada, on siis mõelda järgi, et mis tegevused, millisel alal vajaksid tegevusluba ja millal seda ei oleks vaja. Ja kui on need tegevused vajalikud, siis vaadata üle riigilõivud. Võrgutasud, nagu ma ütlesin, kuna see on väga suur osa elektriarvest,
siis see tähendab seda, et nii liitumistasud kui võrgutasud võiks mõelda teiste riikides, näiteks Poolas on liitumistasu aitab võrguettevõtja katta ja veel on siin riike, kus on võrguettevõtjad on pakkunud välja ühistutele erilahendusi võrgutasude osas. Et Eestis seda praegu ei ole. Ja loomulikult siis taastuvenergia toetused, mis on niikuinii läbivaatamisel, et ega ühistuid motiveerib täpselt samamoodi see, et nemad saaksid oma toodetud energia eest ka toetust. Nii et kuna praegu koostatakse nii energiamajanduse arengukava, kui vaadatakse üle elektrituruseadust, siis ühistud võiks juba nendes plaanides sees olla. Selle vastu on huvi nii sellel vinnilaadsel moodustisel kui tööstusparkidel, kui korteriühistutel, kui kohalikel omavalitsustel. Nüüd viimane slaid. Ma saan aru, et kõik tahaks juba püsti ja minema. Et see on nüüd see majanduslik soodustamine, millest jurist ilmselt ei peaks rääkima, aga see on nüüd see, mis on kokku korjatud siis teiste riikide kogemusest ja natukene võib-olla selliseid oma ideid ka juurde, kuigi raske on midagi juurde pakkuda, sest neid variante on lihtsalt väga palju. Näiteks tuleb pähe kohe siin, kuidas Taanis sisuliselt 2 aastaga 300 ühistut tekkis, oli lihtsalt peale 2 aastast läbirääkimist said siis ühistu liikmete õiguse müüa oma energiat võrku 85% energia hinnaga ja ostsid ise 100%-ga tagasi, nii et see 15% oli siis tegelikult nende energiakulu ja see oli sellise väga tugeva mõjuga. Et kindlasti, nagu ma ütlesin, on need investeeringutoetused ehk finantstoetused vajalikud just algfaasis, ettevõtlustoetused, et üldse alustada. Mitte teha seda nii õudsaks, et issand, et ma pean tegema osaühingu või aktsiaseltsi ja veel maksma seda ja seda tegevusloa hankima. Maksusoodustused erinevad, et näiteks Saksamaa puhul on ühistu liikmetel täiendav tulumaksu vaba summa siis energiaühistu liikmete tuludelt ja samamoodi Saksamaa näide oli see, kus seal usaldusühingul teatud tulumaksu või esimese, ma ei mäletagi, mingi 30 000 eurose tulu puhul oli ka samamoodi see tulumaksu vabastus, et maksusoodustused näiteks võib välja tuua ka seda, et kohalik omavalitsus saab suurema osakaalu nende ühistutega seotud tuludest, maksudest, mis asuvad nende kohalikus omavalitsuses või juhitakse sealt, et see on kohalike omavalitsuste motivatsioon saada neid ühistuid enda juurde. Meenub jälle arendajad maksid iga mingi megavatt-tunni pealt 1000 eurot või rohkem kohalikul omavalitsusele, igasuguseid selliseid huvitavaid variante, maaomanikud saavad renti näiteks. Taastuvenergia toetused loomulikult on need, mis väga motiveerivad on olnud ja siis võrgutasude soodustused, mis on siis olnud kas väiksem liitumistasu või mingisugune kokkulepe võrguettevõtjaga võrgutasude osas. Oluline on loomulikult see, et kogukond on kaasatud, ehk et see on selline pehme hüve, et nad on teadlikumad, huvitatud. Taani näide jälle, et keskkonnamõju hindamine, mis ma saan aru, et on suureks probleemiks viia seda kiiresti tõuselt läbi, et Taanis, kuna kohalikud on seal 3-10 kilomeetri sees ümber tuuliku ise osalised, siis nad ei tee keskkonnamõju hindamist, sellepärast et nad ise elavad seal, ise tunnevad neid mõjusi. Ja ise siis otsustavad, et kuhu ja kõige targem on püsti panna. Loomulikult eesmärk peab olema odavam energia, et siin on mõttekoht just maksude poole peal ja võrgutasude poole peal. See on varustuskindlam. Siis Taanis antakse hüpoteeklaene soodustingimustel, riik garanteerib laene. Maaomanikud saavad renditasusid, kes saab dividende, tööhõive, vähemalt selleks ajaks, kui ehitatakse, projekti ellu viiakse, on see tagatud, pärast ma saan aru, et ei ole suhteliselt midagi seal teha. Ja KOV on siis loomulikult see, et tõesti see elu elavdamine, võimalik maksutulu, kaasatus, odavam energia, investeeringud kohaliku omavalitsusse ja parem ja kvaliteetsem elukeskkond. Et see on selline hästi lai ja kiire jooks üle selle teema. Kokkuvõtteks tahakski seda öelda, et peaks alustama elektrituruseaduse kiirkorras läbivaatamisest, et see hakkaks ettevõtlust soosima.
ja teiselt poolt ongi see, et kaasata inimesi ja teadlikkust tõsta, mis on siis võib-olla tõesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni ja Taastuvenergia Koja ja teiste ühinguliste ja selliste katusorganisatsioonide roll. Ja siis jääb loota tõesti, et riik paneb omalt poolt vastu siis fiskaalmeetmed ja finantsmeetmed ja et ka võrguettevõtjad on natukene avatuma mõtlemisega. Kuigi ma saan aru täiesti sellest murest, et kui hakkavad sellised saared eralduma, siis võrgu tehniline olukord ja ülevalpidamine kindlasti muutub ja see tähendab seda, et see võrgutasud võivad veelgi tõusta nendele väestele, kes sealt ei eraldu. Aga kindlasti on siin selline kokkupuutepunkt, et kuidas nii ei juhtuks. Ma tänan ja vastan küsimustele. Aga palun. Ja, see on tasuta. Nii, kõigepealt tänaks väga huvitava ja ülevaatliku ettekande eest. Ja 2 küsimust oleks mul, et kui kuidagi jäi jutust kõlama ikkagi, et ettevõtlusvormide osas on päris kõva barjäär, et aktsiaseltsid, osaühingud, see algne kapital ja nii edasi, aga kui me vaatasime siin eelmisel slaidil seda näitlikku varianti, et on üks kogukond ja selle kogukonna siis selline autonoomne energialahendus võiks maksta suurusjärgus 220,000 eurot. Et kui me paneme nüüd selle osaühingu aktsiaseltsi asutamise algkapitali vastu selle 220,000 eurot ja need kõik erinevad Eesti ettevõtlusvormid, siis kas see on ikkagi reaalne barjäär? Selles suhtes, et kui juba inimesed kokku tulevad, neil on huvi, siis ma arvan, et 32,000 euro eest ei tee väga midagi ühes kogukonnas. See on nagu selles mõttes hea küsimus, et ma olen sellise mõtteviisiga teisi inimesi ka kuulnud, eks ju. Aga ma väidan seda, et alguses, kui ei tea, kas me jõuame kuhugi välja, on see takistus ja see ei ole mitte ainult ütleme siis ühistute puhul takistus, et ma toon siin näitega elektri avanemisest, mis oli just äsja toimus, et müüjad Euroopast, kes tahtsid siia tulla, ütlesid, et mis mõttes, et ma ei teagi, et kas mul üldse tekib seal segmenti, kas ma üldse saan hakkama seal või tahan, et ma pean tegema aktsiaseltsi või osaühingut, teil ei piisa filiaalist, kuigi ma olen Euroopa ja maailmas suur energiaettevõtja ja te tahate, et ma teen sinna veel mingisugused kapitali sissemaksed, viinas kogu selle asja kurssi, et see on pidur. Et kui mõelda seda, et tavaliselt on ju ka osaühingutel või aktsiaseltsidel kapitalinõuded, et siis on küsimus, et miks selles sektoris peab olema see niivõrd kõrge või siis, et kas ta peab olema alguses kohe nii kõrge või siis, kui see jõuab sinna tegevusfaasi. Okei, ja aitäh. Ja teine küsimus on see, et milline on nagu teie isiklik seisukoht, et ütleme, kui tekivad sellised autonoomsed energiakogukonnad, kes siis nagu toodavad ja tarbivad seda energiat siis oma väikeses ringis, et nagu meil praegu on riigi poolt taastuvenergia toetuste maksmise loogika see, et see kogutakse kokku justkui tarbijatelt, et kuidas teie vaataks selle peale, et kui ta maksaks toetust, ütleme sellisele energiakommuunile, kus ta otseselt ise kasu ei saa, et ütleme energia hind on 0 selles kommuunis, aga samas nagu justkui teie sellest tasust makstaks neile toetust. No siin ma olen ühes paadis Taastuvenergia Kojaga, mille liikmed me ka oleme, mis ütlevad, et see finantseerimisallikas Taastuvenergia toetustele ei pea sugugi olema tarbija rahakott. Et see on kõige lihtsam moodus ongi panna tarbijatele öelda, et teie pead selle kõik kinni maksma ja siis on kohe konflikt ja seda ei tule kunagi, seda ettevõtlust ei teki, et ükskord võiks sellest konfliktist nagu välja tulla. Selles mõttes riigi eelarve tuleb ka ikkagi nagu... Ma saan sellest kõigest aru, aga see ongi praegu diskussioon, eks ju. Jah, et teised riigid on, tasub jälle uurida, et mis seal tehtud on. Aga head küsimused. Lihtsalt mul on selles osas oma arvamus, et leiab teisi allikaid ka kindlasti, kus toetada. Jah. Täht, kui on skorpion, nii et need sabasopsud hakkavad sops tulema siit. Igaks juhuks ütlen. Aga selline küsimus, et kas me näeme seda takistuseks riigilõivude
seadusandlikult. Et tegevust nagu takistatakse riigilõivudega seadusandlikult, et kas see on ikkagi täiesti teadlik tegevus? Ja kas praegu on see jõud sellest läbi murda? See on hea küsimus, et ma ei olnud seda enne tähele pannudki, et see riigilõivundus on nagu nii suur. Ja see on ainult 1 aasta eest, eks see ei ole ühekordne tasu, vaid ikka iga aasta tuleb maksta, eks. Et see otseliini puhul mul on küll selline tunne, sest seda on nagu mitu korda üritatud elektroseaduses ju muuta, eks ju. Seda otseliini, et see oleks rohkem võimalik kasutusele võtta. Ja kui te vaatate majandustegevuse registrist palju, siis neid otseliine on, siis neid on alla 10. Nii et ilmselgelt omab see mõju, et on suur riigilõiv ja väga piiratud võimalused neid kasutada, et neid ka ei teki. Aga ma ütlen, et siin, seda ma ei ütle, et keegi on siin kuri ja paha. Lihtsalt mõju on sellel kindlasti. Et jah, ma ennist ei tutvustanud Rene Tammist Eesti Taastuvenergia Koda. Et ma võib-olla täienduseks Monika jutule ütleks ka seda, et tõesti seda nagu selle temaatikaga on üritatud tegeleda ja Taastuvenergia Koda on üritanud seda tegeleda. Nüüd aitasime ühiselt koos Monikaga mikrotootjatel uuesti teema päevakorda tõsta, et valmistada ette mõned muudatused elektrituruseadusesse. Aga et väga visalt nagu see edeneb ühelt poolt ja teiselt poolt tegelikult on regulatsioon läinud veel karmimaks või hullemaks, et eelmisel aastal suvel siis elektrituruseadust muudeti selliselt, et ka selle otseliini siis rajamise võimalused muudeti keerulisemaks, et jah, et ütleme, kui me ühiselt kollektiivselt üritaks, siis võib-olla asjad hakkavad liikuma ja võib-olla see elektrituru avanemine on selline uus päästik, mis sellesse pilti nagu teistsuguseid toone toob, aga raske on. Ei paista. Ikka veel. Üks küsimus, Tarvo Kriisa, ITEH Grupp. Enne oli Harto Pojula just rääkis, et küsimus on nagu monopolide kallutatuses, et Eesti riik on nagu monopolist, omanik ise. Et küsimus ongi, et kas seal on loota üldse muutusi? Sa küll vaatad Martin otsa, aga ma vastan ise sellele, et ma olen ise selle peale mõelnud, sest et nüüd see lammutamine ajakirjanduses jällegi on hoopis uue nurga alt hakanud tõusma, et mis on nende monopolide, loomulike monopolide infrate tekkimise taust on ju tegelikult see, et need peale teist maailmasõda, nagu ma igal pool kirjutan ja räägin, oli lihtsalt loogiline see, et infrastruktuuri omanikuks ja sellise mahuga investeeringute tegijaks on riik ja et see tagab seda, et on riiklik julgeolek ja kõik varustuskindlus ja kõik nii edasi. Ja tehniliselt ei tundunud ja majanduslikult ei tundunud mõistlik paralleelseid infrastruktuure ehitada. Mulle tundub niimoodi, et kuna nüüd on see paradigma vahetus ja kõik see tarkvõrk ja ütleme hajatootmine ja kõik muutumas, siis peaks üle vaatama selle, et kas enam on infras loomulikult monopolid õigustatud. Ja see ei ole üldse võib-olla selline uus mõte, sellepärast, et kui te vaatate gaasiseadust või siis kaugkütteseadust, siis seal on võrguettevõtjate teenuspiirkondade kattumine lubatud, aga elektris seda ei ole. Ja see trend, mis praegu toimub, ongi see, et nagu ma ütlesin, 42 on 36 alles ja see läheb aina rohkem sinnapoole, et varsti meil on neid 3 või 4 alles. Et samas jälle ettevõtjad ütlevad seda, et ma saaksin omal 2-3 kinnistul või oma tööstuspargis autonoomselt tegutsedes palju parema tulemuse. Et kas see on efektiivne? Et kindlasti ma arvan, et see on huvitav küsimus analüüsida. No nii, aga aitäh, Monika. Veel üks küsimus, palun. Võtame selle siis viimase. Küsimus. Mul on selline küsimus, et siin on mõiste riik kasutatud võrdusmärgiga valitsus, aga kes siis meie oleme? Riik, see oleme meie. Ma saan aru, et see on retooriline küsimus, et jah, mind iseennast häirib ka see ja ma panen seda tähele, et see on nagu parasiitsõna, et me ütleme riik ja siis tundub, et on nagu kõik teised, mitte meie, aga see oleme meie, jah. Et ma ei oska paremini vastata sellele. Okei, huvi kasvata. Võtame veel. Villu,
Ma ei tahaks küsimust esitada, aga ma tahaks teha majandusministeeriumi esindajale ettepaneku. Majandusministeerium peaks hakkama suunama Eesti energiapoliitikat, mitte laskma teda suunata üksikisikutel ja teatud ettevõtete juhtidel. See energiapoliitika suunamine peab olema teie kätes ja siis hakkavad ka asjad liikuma. Nii kaua, kui see ei ole teie kätes, vaid suunavad teised, asjast asja ei saa. Tänan. Aitäh. Okei, aga nüüd ma võtan küll selle jõupositsioonilt mikrofoni üle ja tundus, et diskussioon hakkas vaikselt kerima, nii et selles mõttes ongi praegu hea ära lõpetada. et saaks täna rahulikult lõunat võtta ja siis pärast edasi rääkida, neid asju arutada. Aga võib-olla veel paar lõppsõna, et Taastuvenergia Raul tahtis paar sõna veel öelda. Aitäh! Soovin kutsuda teid kõiki Taastuvenergia klubi asutamisele järgmine kolmapäev Tallinna Ülikoolis Maare majas. Taastuvenergia klubi mõte on just koondada eraisikuid, kes oleks huvitatud taastuvenergia teemadest ja nendega arutlemisel. Et kõik on oodatud Tallinna Ülikool järgmine kolmapäev kell 12 Maare majas ja rohkem informatsiooni saab T100 Facebooki lehelt TE100 ja seal on kõik kirjas Taastuvenergia klubi asutamisest. Aitäh! Okei, nüüd see ka ära öeldud ja minu poolt lihtsalt tänud tulemast. Mul on endal ühe korraldajana väga hea meel, et tuba on täis. See näitab, et teema vastu on huvi, et meil läks asi korda ja tänan veel kord loomulikult Arengufondi meid siin võõrustamast ja jätkame harjutusi.